Tere tulemast tagasi minu kanalile. Minu nimi on Martin ja mina teen komposiitidest videoseeriat. Käesolev osa on siis 8. ja antud osas teen siis vaakumtõmbega karbonfiibrist detaili. Mida siis nagu arvesse võtta vaakumtõmbe puhul on see, et detailist peab olema piisavalt suur vaba ala. Et siia tulevad erinevad kiidmaterjale, tuleb siis eraldus muidugi, tuleb materjal ise, mis siis nagu kangas on, siis tulevad siia erinevad kiled, erinevad veel eralduskangast tuleb, võrk tuleb siia peale ja siis toru tuleb, vaakumtoru tuleb siia ja siis tuleb siia ka üks siukene teibiriba või noh, siukene, ta on siukene mitte päris teip, aga ta on siukene kummiriba ühesõnaga, et kõik see peab siia ära mahtuma ja selleks oleks hea siukene 10-15 sentimeetrit, et oleneb kui hästi hakkama saab. Et mul on siin isegi tegelikult päris vähe ruumi, ma üritan koonerdada, et siukene ala peab olemas olema. Ja et mida siis teengi, et esimese asi ongi, et ma panen selle sama teibi peale siia. Et see on siis nii-öelda kahepoolne, ta ei ole nagu teip, aga ta on siukene kummiriba põhimõtteliselt, kleepub väga hästi. Minul on ta natukene vana juba, et on paar aastat mul seisnud, pole ammu teinud midagi sellega. Aga selle siis eesmärk on see, et ma panen esimesena selle siia peale ja siis ma alles hakkan kasutama eraldusainet. See probleem on selles, et siis kui ma teeksin eraldusainega, ütleme PVA-ga siin ära, siis mul ei jääks see kummiriba enam siia vormi küll kinni. Ja ma loodan, mul tuleb sellest välja, et seda ei ole väga palju. Nii. See teip on nagu siuke natuke nagu närimiskummi meenutab. Et siuke chupa-chups või mis iganes siuke bubblegum. Nii. Ja kuna see pabeririba ei luba tal keerata, siis ma teen selle pabeririba kätki. Selle koha pealt. Ja siis ma keeran täna siit vahelt. Paberit ma eemaldan kõige viimasena siis, kui ma hakkan siia kilet peale panema. Vaakumkilet. Point on siis see, et see paber ühest küljest kaitseb seda, et see rull ei nakuks ise endaga. Teisest küljest on siis eesmärk see, et kõik see, mis prügi siin lendleb, tolme niimoodi, et see siis ei nakuks selle kummiribaga, et muidu pärast kummiriba ei ole nakku kilega. Nii esialgu ma panen siis need pikkused siia ära. Tundub, et mul vist jääbki puudu. Jube nadi ausalt öeldes. Nojah. Selle ma küll siin majutan ära, aga mul on seda hiljem juurde veel vaja. Jep, siit jäi täitsa puudu. Nii, tundub, et sellega see video piirdub. Et mis siin on pärast on vaja siuksed, seesama kummiribaga on teha siuksed, ütleme siis jõnksud sisse. Probleem on siis selles, et niimoodi pidi see kile küll mahub ära, aga siit tal jääb teekonnast puudu ja siis see kile nagu oleks vaja nagu nii-öelda kortsu nagu saada ja siis see kortsu aitab saada seesama, kui teha püstiribad siia sisse. Aga seda ma näitan täpsemalt hiljem, kuidas see asi käib. Et praegu on ütleme niimoodi, et sai suures osas selle paika ja põhimõtteliselt ma võin isegi alustada PVA-ga katmisega. Jätkame nüüd seal, kus see eelmine pooleli jäin. Ma olen vahepeal täiendanud oma materjale.
siin on siis tihend IDL on selle asja nimetus. ma ei oska öelda meetrit, palju siin on, vist peaks olema 15 ja selle hind oli 7,40 ehk siis see on seesama nahku asi siin. ma ostsin vahepeal juurde ka normaalset süsinikkiudu 200 grammi ruutmeeter. see on siis meeter 10, meeter 20 vist oli lai ja pool meetrit ostsin, et ma peaksin poole meetriga loodan hakkama saada. ja selle hind oli 16,69. et mis ma siis edasi teen, on jätkan oma vormi tegemisega seal, kus ta pooli jäi. ülejäänud lähevad timelapse'is kõik ja ma jutustan siis peale, et mis ma siis parasjagu teen. et ma siis suusõnaliselt nagu laivis seda asja ei sealeta enam. nii, ma olen vahepeal siia pannud peale siis ühe kihi siis vahaeraldust ja 4 kihti PVA-d. no 4. kiht võib-olla ei oleks vajalik olnud, aga ma mõtlesin, et ma lihtsalt teen seda sellepärast, et mul oli aeg selline. aga ma jätsin siis siia peale siukse teibi sellele LDL või LDI sellele kummijunnile ja ma panin siia selle paberteibi riba. miks ma selle paberteibi siia panin, on see, et kui ma selle püsiga lasen siia PVA-d peale, siis see, kuna see on eraldusaine, siis mitte midagi ei nakku siia. no ta on siuke hästi õrnalt võtab kinni, aga põhimõtteliselt ei ole võimalik nakkuda. ehk siis, kui ma panen siia erinevaid kihte, siis need kihid ma panen kuidagi paika. Fiibri enda liimimiseks ma kasutan siukest spreiliimi. see on spetsiaalselt mõeldud sellise materjali liimimiseks, et siis ta ei reageeri, ta ei ole nagu mingi PVA või midagi sellist, et ta reageeriks pärast selle mis asi see nüüd ongi, unustan selle ära juba. no vot, nüüd ei tulegi meelde. mitte polüester, aga ühesõnaga. aga see isegi minu EPO-vaiuga täpselt. et see ei reageeri mitte kuidagimoodi EPO-vaiuga, et see on spetsiaalne asi. nii, ehk siis nüüd ma võtan selle paberi maha. ja miks siis paber on siin, on selleks, et kui ma võtan nüüd paberi maha, siis kui ma need erinevad kihid siia pannud, siis ma pean need erinevad kihid kuidagimoodi kinnitama, et noh, nad siin edasi-taga ei sõidaks. siia tuleb vooliks, siia tuleb veel erinevad kihid, eraldusaine, siis eraldus karestuskangas, siis tuleb eralduskile, siis tuleb voolik ja siis tuleb võrk ja siis tuleb veel siis vaakumkile. noh, vaakumkile muidugi läheb siia, aga siis ma näitan, mis seal. nii, esimene kiht peab tulema ilusti. miks see niimoodi on see, et see pool, mis siia vormile siis, noh, vormi poolele jääb, et see siis on see, mis hakkab
välja paistma. Nii. Nii. Selleks, et ma seda ajutiselt kinni saaks hoida, on mul ajutis siis välja mõeldud siuksed viivakotid.
segu sees on näha siuksed valged ebemed. Tegemist on õhumullidega. Ja need õhumullid tuleb sealt seest kätte saada. Selleks me paneme segatud EPO vaakumreservuaari. Ja mõne minuti jooksul siis, eeldatavasti mõne minuti jooksul, minul läks selle EPO-ga kauem, võetakse need õhumullid sealt seest välja. Kui nüüd seda õhumulli nüüd praeguses hetkes välja ei võta, vaid koos õhumullidega tõmmata EPO vormi, siis esiteks need õhumullid hakkavad paisuma vormis sees ja teiseks võivad jääda nii-öelda kuivad kohad, kus siis EPO-t ei ole, vaid jäävadki õhumullid sisse talle. Ja seda me ei soovi. Õhumullid oota, kuni kõik need õhumullid täielikult välja tulevad. Et see siukene pilveke läheb kaua aega küll, aga mingi hetk on nad järsult kõik kadunud. kätte on jõudnud 4. päev. Võiks ju öelda, et see asi on valmis, aga kahjuks on mul tekkinud siin
probleem. Alustan siis sellest, et ma kasutasin UV kindlat epoksülvaiku, mis mul oli varasemast ajast olemas. Mis võib olla natukene tehniline probleem võib-olla on see, et oli 5 tunni oma. Ma olen ostnud selle kunagi, kui ma kapotti tegin, seal vaakum käib jumal teab kui kaua, eks ole, siis ma olin ostnud igaks juhuks varuga 5 tundi. Siin sai valmis vist 30 minutiga oli see õõme tehtud. Ehk siis 5 tundi oli nagu räigelt üle pajutatud, samas ta lihtsalt seisis mu kapis, et ma mõtlesin, et ma kasutanud ära. Mis siin nüüd siis toimus oli see, et siis kuna ta võttis aega 5 tundi, eks ole, no ma teadsin, et ta vähemalt võtab 5 tundi aega, enne kui ta hakkab see protsess nii-öelda lõppema või mis iganes. Siis, et vaakumit tuleb kogu aeg peal hoida, ta tähendab seda, et ma pidin terve see 5 tundi sellega põhimõtteliselt nagu silma peal hoidma. Et kuna siin võis juhtuda, et vahepeal tõmbab ennast kuskilt lahti ja nii edasi, siis ma põhimõtteliselt selle 5 tundi, mis ma ootasin, et see asi võiks kuivada, ma veetsin laias laastus siin samas ruumis. Et vahepeal käisin ära, eks ole, aga põhimõtteliselt ma olin sunnitud nagu kogu aeg seda protsessi kontrollima, et mul see protsess on endiselt korrektne, et mul ei ole midagi siin kuskil ära lagunenud, vaakum ei ole ära kukkunud ja nii edasi. Et see oli nagu siukene tehniline puudujääk, et järgmine kord ma siis ikkagi tean, et ma ostan seda kas siis, ma ei tea, kas 30 minuti oma on olemas, aga 1 tund oli kindlasti olemas, et ma võtan vähemalt selle 1 tunni oma, et see ajakulu minu jaoks rahalises mõttes oli nagu palju suurem kui see 5 tundi jahmerdamist siin. Aga edasi, mis siis tekkis siukene huvitav nüanss, panin tähele, et see asi nagu ei reageeri. Et temperatuurina on öeldud siin 20 kraadi, soovituslik temperatuur. No see saab mul siin 19,5 midagi, ligi lähedal 20, eks ole. Et temperatuur iseenesest ei tohiks probleem olla, aga alles hiljem ma avastasin seda või ma ei tea isegi, kuidas ma selle avastasin, nagu tühja kohalt hakkasin mõtlema, et need 2 pudelit on nagu ses suhtes, et kogused on omavahel, et paned siit 1 kilogrammi ja siis 350 grammi. Mina arvestasin 350 000. Tegelikult ei ole 350 000-le, vaid on 350 pluss 1000. Ehk siis, kui ma paberile arvutasin 195, põhimõtteliselt 1/3, eks ole, see on küll 33 on 1/3, aga siis 35. Teeme ümmarguselt, et kui ma arvestasin 1/3 peaks olema niimoodi, et 2 osa seda, 200 grammi seda ja 100 grammi seda, siis tegelikult peaks olema niimoodi, et kui on 200 grammi seda, siis on 75 grammi seda, aga mina panin 195 grammi seda ja 105 grammi seda kõvendit siis. Nüüd on siis siukene olukord tekkinud, et see asi ei, tänaseks praeguseks on üle 24 tunni, mul on praegu jah, kõvasti üle 24 tunni, pigem on seal, praegu on 8 õhtul, ma alustasin päeval 2 aeg eile. Et ma ei viitsi arutada, pole oluline, üle 24 tunni on siin möödas ja see asi on nagu, ta ei ole nagu totaalselt halb võib-olla, aga ühesõnaga ma arvestasin täiesti valesti ja ma kardan, et see on kõige suurem probleem. Muidugi võib ka olla natuke probleem selles, et need ained ei ole kõige uuemad, nad on siin olnud mul nad ei ole pakendamise kuupäeva peal, aga see on vist kas 3 aastat äkki võib-olla on need mul olnud siin. Nii et tegelikult see ei ole üldse, kas see keemia on näiteks lihtsalt aegunud. Aga pikk jutt siit, siin on piip peale. Tõmbame selle lahti ja siis ma saan teada, kas ma pean tegema uue detaili või mitte.
Kas ma olen kiilakas? Nii. Kus me siis eelmine kord jäimegi? Enam ei mäleta. Ühesõnaga, ma olen nüüd teinud siin vahepealsel ajal uue detaili, kuna eelmisega oli veits halvasti. Mul on väike üllatus ka. Eelmine detail siis kuivas ära. 2 päeva hoidsin ta soojas ruumis ja tegelikult on täitsa siuke, nagu ta olema peaks. Ainuke jama on see, et ta vajus mul lossi, nii et ei ole enam nagu visuaalselt ilus kahjuks. Tegin ka väikse katsetuse lakiga. Tuleb veel natukene teha siin tavaline spreilakk. Võttis selle sama tekstuuri, et siukene ei ole nagu sile tulemus, et see tuleks nüüd siis veel maha lihvida ja uuesti lakkida ja siis peaks saama siukse täiesti õige, korrektse, sileda, läikiva asja. Aga jätame selle nüüd kõrvale. Vaatame, mis ma nüüd siin tegin. Et ma tegin mõned muudatused. Et kui ma nüüd siis eelmise detaili puhul näiteks jätsin siia selle paberteibi, võtsin ära, et see oli selleks siis, et ma saaksin kuskile teipida neid võrke ja asju siia külge, siis mis ma vea tegin oli see, et kui ma võtsin teibi ära, siis ta ei jäänud üldse mitte mingit eralduskatet enam. Ehk siis ma pidin selle PVA-sid, EPO pidin siis maha nokkima. Mis ma nüüd siis tegin muudatusena oli see, et ma panin 2 kihti teipi, tegin oma eraldus ära ja siis võtsin selle esimese kihi teipi ära niimoodi, et mul siis alles jäi alumine kiht teipi. Et selle külge ma siis kinnitasin need torud ja asjad nagu teibiga ja siis see teip, mis siis siin alles jäi, et tema siis ülesanne oli siis eraldada ikkagi vormi siis et see EPO ei kleepuks selle vormi külge. Mis ma siis teisena tegi, teine oluline muudatus oli siis see, et kui mul EPO pealevool oli siit poolt otsast, siis nüüd ma vahetasin ringi. Probleem oli siis selles, et kui EPO jooksis siit poolt otsast peale, siin on siukene küllaltki terav tagasipööre ja mul tundus, et õhk ei tulnud siit välja. Ehk siis õhk jäi siia alla kuskile lukku, et siis seekord ma tegin niimoodi, et EPO jooksis siit poolt peale ja siis õhk tõmmati nagu imeti alt välja. Mis on siuksed kasulikud nipid veel, mis mul endal nagu selle sama detailiga juhtus, oli see, et see EPO oli teistsugune kuidagi. Ta nagu oli paksem, siukene viskoossus oli paksem ja isegi selle õhumullide väljavõtmine mul käis vaakumpumpi järjest mingi 12 või 15 minutit vist isegi, et saaks nagu õhumullid kätte. Et kui selle eelmise detailiga läks, ma ei teagi, 5 minutit võib-olla, siis seda läks 15. Ja tegelikult sama probleem oli ka selle vaakumi tegemisega, et kuna see EPO oli palju paksem, siis tema nii-öelda infusion või siis siukene nagu ronivus oli väga kehva ja mingi hetk ma tehpasin, et mul nagu jääbki siukene
pool detaili ainult vaakumiga tõmmatud. Ehk siis siit mingitest otsadesse see üldse ei jõudnudki ja et hakkab juba kõvenema. Siis 2 võimalust, kuidas seda probleemi siis lahendada on, kui on üks väiksemad kohad, siis lihtsalt näpuga mudides lähevad need õhumullid kaovad ära ja tõmmatakse EPO nagu juurde. Aga teine võimalus on siis kuuma õhuföön. Et kuuma õhufööniga lased kuumaks, soojendad ütleme ülesse, siis soe EPO on vedelam ja roonib palju paremini, ta hakkab kohe silmnähtavalt paremini jooksma. Aga mis on seal probleem, mis võib tekkida, on selline, et ka kuna EPO on termoreaktiiv, 2-komponentne, siis sellest tulenevalt hakkab kõvenemisprotsess kiiremini. Ja mis mul siis juhtus, oli see, et ma kuumatasin, jooksis ilusti, aga mingi hetk ta lihtsalt juba tema tegi selle kõvenemisreaktsiooni ära ja ta enam edasi liikuda ei hakanud. Nii. Ja sellega oli siis see oht nagu selle fööniga. Mis teine siis, teine probleem on sellega selline, et kuumufööniga on väga lihtne üles sulatada, et siin on ju kile. Et mul on ta ka krimpsu läinud, krimpsumine vist ma otseselt ei karda, aga siin olid mõned siuksed teravamad kohad kuskil, kus kile läks niivõrd pehmeks, et näiteks sama spiraaltorusse, et ta tõmbas sellest katki lihtsalt, ma pidin siis paari kohta lihtsalt seesama, kas siis teipi või mina panin seesama kummiliimi, mis see kummiliimi seda nii-öelda IDL teipi panin siis ühesõnaga. Et panin seda, et siis vaakum sisse ei tõmbaks. Ja mul oli veel eelmise detaili puhul oli probleem selles, et see vorm ise lasi kuskilt õhku läbi. Siis ma tegin nüüd seekord niimoodi, et enne selle, üldse kui ma vormiga midagi tegema hakkasin, siis ma lihtsalt lasin siia 100 grammi, 150 või. Vahet ei ole see igal, ma olen väga palju vormist, eks ole. Et ma lasin siia siukse põhimõtteliselt tavalise pintslikihi täie vaiku ilma mingisuguse riideta. Ehk siis see vaik tasandus ilusti ära ja ta võttis kõik võimalikud kohad, kust võis õhuleke vormist endast olla, et neid siis enam ei eksisteerinud. Nii, milles ma veel? Ja nüüd, kui peaks olema, mul ka selline situatsioon tekkis, et kui peaks juhtuma niimoodi, et vorm on nagu juba põhimõtteliselt kõvenenud, et see detail on kõvenenud, et siit enam mitte mingit lootust ei ole, et see EPO kuskile edasi liiguks ja sul on endiselt tühimikud detailis. Siis üks kõige lihtsam moodus. Mul veel õnnestus õnneks niimoodi, et see EPO, mida siit timeti, ei olnud veel ämbrist otsa saanud. Ma pidanud uut tegema. Või ta oli siuke päris paks tegelikult, et ta ei olnud enam nagu see päris vedel ka. Et mis ma siis tegin, oli see, et tegin siit otsast lahti. Pintsliga, pintslidasin selle koha ära, siia jäi siukene, sültes kiht, siukene 3-4 millimeetrit paks, eks ole. Viisakalt sama ridapiti panin uuesti kinni tagasi selle koha. Tegin uuesti vaakumi ja siis sama aine, mis siin, EPO, mis siin oli, ta tõmbas siis ennast sellesse fiibrisse sisse ja siis üleliigne tõmmati siis vaakumi teel siis siit tagasi tõmbekanalisse siis sisse. Ta küll, siin ei võib jääda mõnda siukene, siia võib jääda paksem kiht seda EPO-t, et ütleme, et ta ei tõmba nagu täiesti tasaseks, aga see üleliigne EPO kiht tuleb siis nende eralduskangastega asjadega ära, et ma panin ikkagi see üleliigne kiht ja sinna nagu eralduskangad peale. Et mis siis mul veel probleem tekkis oli siukene, et kui ma nüüd seda vaakumit käsitsi lamineeritud, siis pinda hakkasin vaakumist tõmbama, siis seal nagu tekkisid õhutäpid, et see õhk ei hakanud sealt nagu kenasti liikuma. Siis lihtsalt tegin jällegi fööniga selle soojaks ja siis ta ilusti, ta läks nagu nii piisavalt pehmeks, et ta siis valgus sinna detaili sisse ilusti. Ja põhimõtteliselt ongi mul siis see detail valmis. Ma näen, et mul on siin küll mingisugune rida millegi pärast ei ole siuke musta värvid, nagu oleks mingi laik sees. Ma kahtlustan, et siin võib juhtuda, et siia ei läinud EPO-t mingil põhjusel. Või siis oli selline probleem, et ma küll panin kähitsi EPO-t peale, aga siit polnud enam võimalust õhu välja liikumiseks. Ehk siis ümbert ringi see perimeeter oli tervenisti nagu
et sealt ei olnud võimalik õhul enam liikuda, et ma võisin siia küll käsitsi ebot lamineerida ja selle enda arust vaakumisse tõmmata, aga see õhk sealt välja ikkagi ei liikunud. aga seda saame siis teada, kui ma selle siit välja võtan. ja ma arvan, et vist jutu poolest mul siin rohkem midagi rääkida ei ole. Kasutasin seekord tunni ajast epot, et oli natuke teistsugune. ja vist midagi olulist ei olegi, et aitab küll sellest jutust nüüd. vaatame, mis siit nüüd tulema hakkab. teist kolmandat korda teha ei lähe. Vormist kõik väljas. Nii. Vormi hävitasin ära. Õnneks ei ole väga suur kaotus. Mis asja? Mis mul siin juhtus? Vorm läks tuksi. Vormis on õhutasku olnud. Ilmselt fööniga hävitasin ära. Nii, näitan nüüd kaamerast ega, mis siin toimub. Nii, vaatle, kas siit on midagi näha üldse. Siin on mingisugune kühm, see tuleb maha lihvida. Lõikamise tegema, siis ma saan kaamerast näeta, mis siin tegelikult toimub. Nii, vastu valgust. Ega siit kühmu ka näha? Ei, niimoodi ei ole aru saada midagi. Siin on midagi. Mis siin on? Ahah, mingi viga on. Fööniga läksin, jaa, ma tegin fööniga ilmselt haiget, kui ma kuumutasin epot, et... Nii, ma olen lõikamisega ühele poole saanud, seda rohkem edasi ei lõika. Nüüd on siis, mul on siin mõned tühimikuid ikkagi jäänud, kus epo vaik ei jõudnud nagu mingid õhumullid jäid sisse ühesõnaga. Et ma näitan neid õhumulle ka tegelikult, vaatame. Kas ma näeme neid õhumulle? Liiga tume taust. Niimoodi, siin on näha, et on nagu tühimikud. Ja need ma siis täidan lihtsalt niimoodi ära, et ma
panen siis EPO-t täis. Nagu mingi paksemalt teen seda, tupsutan täis ja siis pärast siis lihvin lihtsalt niimoodi maha. Et võib-olla ma veel kasutan teipi, ei ole päris kindel selles, et siis teibiga võib-olla saab siukse, kui ta tahab nagu ära voolama hakata, siis teibiga ma üritan saada mingisuguse siukse kihi siia. Aga jah, et selline ta praegu siis on, natuke täpiline, vajab veel muidugi siis lakkimist, et lakkimisega peaks ta päris ilus, päris ilus peaks välja tulema.